Aitäh ja tere! See sissejuhatus pani mind kohe mõtlema, et miks mulle kõige igavam teema anti täna. Tegelikult see esimene plokk, mis täna rääkis avaandmetest, see on hästi ilus ja hästi lahe. Te saate kasutada neid rakendusi, alla laadida neid andmeid, oma töös kasutada. Meie aga Kadastris oleme näinud siin võib-olla viimased 10 aastat väga palju kurja vaeva, et need andmed oleksid usaldusväärsed ja kvaliteetsed. Ja see töö tegelikult ei paistnud üldse silma. Ja see, mis me nüüd tegime eelmise aasta jõulude ajal, see siis võib-olla on esimene vili sellest meie suuremast kavast teha Eestile uus kadaster, kus on hästi kvaliteetsed andmed ja usaldusväärsed andmed ja need andmed, millele saabki avalikult alati tugineda. Et 2002. aastal tegelikult me juba avasime kadastri andmed kõigile vaatamiseks. See oli kindlasti esimest korda üldse maailmas. See oli veel see aeg, kui teistes riikides võib-olla alles mõeldi, et teha midagi elektrooniliselt, siis meie juba avasime kadastri andmed. Olime hästi uljad, julged, tegime kadastri andmed kättesaadavaks, neid sai vaadata ja just sellisena, nagu nad tollel hetkel olid. Kahjuks nad tekitasid päris palju segadust, sest need andmed tulid otse kadastrist, kuhu olid need kantud nii, nagu maamõõtjad need meile esitavad. Seal oli palju ribasid ja kattumisi ja andmed ise ei olnud valed, aga see metoodika, kuidas seda kadastrit tollel hetkel peeti, põhjustaski situatsiooni, et need piiripunktid, mis looduses on ühena, oli meil kaardil mitme maamõõtja poolt esitatud, ehk kaardil näidati maatükki, mis oli ühelt poolt ühe maamõõtja poolt toodud ja teiselt poolt teise maamõõtja poolt toodud ja nende piiri ei olnud ühtlustatud. Me päris ruttu saime sellest aru ja hakkasime kohe tegema suurt kvaliteeditööd ja neid piire ka ühtlustama. Nüüd 1. juulist 2018 on need andmed ka allalaaditavad ja teile kõik töös kasutatavad. Meie jaoks tähendas seda kuupäeva, et siis need andmed, mida te alla laadite, need andmed peavad omama ka registri väärtust või need peavad olema registri andmed ehk võib-olla ka õiguslikku tähendust. Kahjuks jah, varem oli meil kombeks tihti öelda, et see, mida te näete, see on informatiivne, et tegelikult vaadake plaani. Plaan on tegelikult see, kus on õiged andmed. Nüüd see ongi nüüd üks oluline punkt, mis on muutunud Eesti kadastris, et kadastrist tehakse väljavõte, registrist tehakse väljavõte, andmebaasist tehakse väljavõte. Kadastri plaan kui selline on arhiividokument ja seda kasutati ainult registreerimise aluseks. Teine väga oluline norm, mis on mitte uues maakadastri seaduses, vaid maakadastri seaduses, kuhu on viidud uued parandused sisse, et kadastripidaja moodustab kadastriüksuse registris. Ja samuti tema arvutab ka pindalad ja määrab ka siis kõlvikute pindalad. Nüüd see tõigi meil selle töö ette, et lõpuks me võtsime selle ühtlustatud piiride andmed ja pidime hakkama nende pealt neid andmeid lõplikult korrastama ja kasutusele võtma ja need andmed ja selle alusel arvutama ka uued pindalad. Uued põhimõtted siis ongi see, et tegelikult küll maamõõtjad esitavad meile erinevad tulemid. Ükski piiripunkt ei saa olla absoluutselt täpne ja kui teine
maamõõtja tuleb, siis ta saab alati teise tulemuse. Kui ta jääb lubatud vea piiresse, siis see on täiesti normaalne. Kataster aga valib täpsema punkti, võtab selle kasutusele, moodustab selle üksuse registris ja see on selle üksuse, selle maatüki koordinaadid, mida me hakkame kasutama. Nüüd nende koordinaatide alusel me pidime arvutama kõikidele üksustele uued pindalad ja seda me julgelt ka tegime Eestis. Võib-olla jälle üks riik, mis julgelt tegi ära. Ma tean, et teised riigid kardavad pindala arvutamist, sest see on väga emotsionaalne koht. Kõik lähtuvad ühest numbrist. See kütab kirgi, kuhu kadus mu 1 ruutmeeter ja miks naaber sai 1 ruutmeeter juurde. Aga pindala on tulem nendest piiripunktidest, nendest koordinaatidest, sellest asukohast, millega tegelikult inimesed on väljas alati rahul ja neil ei ole seal probleeme. Nüüd, kuidas me selle töö läbi viisime? Jõulud on selline aeg, kui kõik siis võtavad aja maha, peavad pidu ja see on ideaalne aeg, kui registrit seisma panna ja hakata siis minusugustel inimestel tööd tegema. Kõigepealt me siis tegime testimisarvutused. Kui need kõik õnnestusid, siis juba peatasime registreerimise katastris ja hakkasime läbi viima päris arvutusi. Et need 2 päeva sel nädalavahetusel ma siis arvutasin kõikidele maatükkidele uued pindalad ja võtsin siis selle kõlvikute kaardi, millest varsti räägitakse, ja arvutasin ka sealt uued pindalad. Et see 2 päeva oli väga lõbus, kõik õnnestus väga hästi. Minule need numbrid meeldisid. Siis esmaspäeval tuli peadirektor ja tema alati usaldab mind ja tema andis välja kohe otsuse, et need on õiged andmed ja nüüd me kanname need registrisse. Järgmine etapp oli tegelikult nende kannete sisseviimine riiklikusse registrisse. See enam nii ilusti ei läinud, sest siin me puutume kokku juba menetlustega. Registritarkvarad on alati seotud mingite menetlusreeglitega, ärireeglitega ja ei ole nii lihtne, et kannad või salvestad kuhugi. Igale poole peab jääma jälg, kõike peab logima, kõik peab teadma, kes tegi, mille alusel, miks ta seda tegi. Ja ainuke, mida me suutsime ette valmistada siis maakondade kaupa masskanded. Kanname siis need kõik sisse. Samal ajal oli meil kokkuleppe kinnistusregistriga, et neile anname samuti need välja arvutatud uued pindalad, et nad saaksid kinnistusregistris teha samal ajal kanded otse tabeli alusel. Ka nemad olid oma süsteeme testinud, ka neil oli kõik õnnestunud ja samal ajal nemad teevad seda tööd samuti. Me suhtleme nendega, kõik on veel endiselt väga õnnelikud. Paraku tuli välja, et kinnistusregistris ei lähe ikkagi nii hästi, sellepärast, et nende menetlusreeglid olid ikkagi nii tugevalt kirjutatud, et ei saanud lihtsalt uusi andmeid sisse kirjutada ja nii me otsustasime kiiresti ümber lülitada meie Eesti eduloole XD-le. Kahjuks XD võimekus selle 2 registri vahelisel suhtlemisel on sisuliselt 1 maatüki päring 1 sekund. 700 000 üksust umbes võttis meil aega 8,5 päeva, kui me saime kõik andmed ka kinnistusregistrisse üle kanda. Aga ükski pindala kaduma ei läinud kuhugi. Ja 3. jaanuaril siis me avasime uuesti katastri ja läks igapäevane elu edasi. Minu jaoks oli see väga hea kogemus, mis näitas mõningad nõrgad kohad kätte 2 registri
suhtlemisel kinnistusregistri ja kadastri. Ja kindlasti mina olen see inimene, kes arvab, et Eestis võiks olla nagu üks infosüsteem, kellel on 2 klienti, omandiga seotud kannete kliendid ja maatüki asukoha ja ulatusega seotud kliendid. Aga arvatavasti siin kultuuriruumis jään mina vähemusse. Kuidas me siis arvutasime tegelikult neid pindalasid? Et nüüd me arvutasime kõik pindalad ruutmeetrites, nagu ütlesin, ristkoordinaatide alusel, ja ainult andmete esitlemisel me ümardame neid, kui need pindalad, maatüki pindalad on suuremad kui 2 hektarit. Ja siin on natukene näha ka statistikat, et tegelikult muudatusi oli vähe. Et need andmed ennem, mis kadastris olid juba väga kvaliteetsed ja need ruumiandmed, mis meil sinna oli kantud ja kus piirid olid ühtlustatud, nende alusel uute pindalade arvutamisel on näha, et suurem osa, praktiliselt üle 50% üldse pindala number ei muutunud, seega väga palju peaks olema rahulolevaid inimesi. Väike muudatus kuni 1% maatüki suurusest oli muudatusi ainult, muutus ka päris suur hulk, et kuhu ma tahan jõuda, et neid isikuid, kellel on sellised maatükid, kus nad näevad nüüd suuremat või väiksemat, oluliselt suuremat või väiksemat numbrit, mis viib neist endast välja, neid on meil siis 4649 maatüki omanikku. 46 000, jah, ega ei näe, ega väike number oli. Ja ma võin öelda, et enamus nendest on sellised maatükid, mis on kaardiplaani alusel moodustatud. Et seal ei olegi erilist täpsust. Ja need on märkega kaetud. Nüüd kõlvikute pindalade arvutamine. Meie ruumiandmete osakond ja geoinformaatika osakond tegi kõlvikute kaardi meile ja meie võtsime selle vastu ja mina hakkasin kohe arvutama. Jälle sain hästi ilusaid numbreid. Seal oli kõige keerukam see, et kui oli piirisituatsioonid, ehk kui kõlvikud jäid väiksemaks kui 25 ruutmeetrit ja see moodustas 5% maatüki pindalast, siis need me ei kandnud üksuse juurde ja need tuli proportsionaalselt jaotada teiste kõlvikute vahel. Aga kõige rohkem ikka huvitab inimesi, et palju siis kõlvikud reaalselt muutusid. Reaalselt Eestis nad eriti ei muutunud. Et nagu näha, Eesti kontekstist kõiki häirib, et on tulnud jälle väga väike number, paar protsenti on metsamaad juurde tulnud. 1,2, isegi mitte paar. Ja teistel on samuti sellised väikesed muudatused. Nüüd, millest võib-olla, ma olen analüüsinud, et millest võib-olla on tekkinud see suur meediakära, on ikka see, et võib-olla see statistika on huvitavam, kus on näha, et üldkontekstis meil kõlvikud väga ei muutunud, siis maatüki kontekstis toimus väga suur andmete edasi-tagasi liikumine. Kui me võtame siit näiteks metsamaa, siis 28% 350 000 maatükist on neid üksusid, mis siis on endale täna saanud metsa, neil varem metsa polnud. Aga samas 2% kaotas metsa ära. Et võib-olla see ongi see koht, mis tekitab palju küsimusi. Ma ise leian, et sellegi poolest topograafia andmekogu on ikkagi kõige parem andmekogu, mille alusel teha kõlvikute kaart. Ta on ühtlane, ühtse metoodika alusel toodetud ja see täpsus on ikkagi väga hea. Ja ma pigem ütlen, et me korrastasime andmeid. Nagu te nägite, metsa väga palju juurde ei tulnud, aga nüüd läks
Nüüd said õiged inimesed metsa ja mõned võeti mets ära. Jah, ja see kajastub maamaksus, aga nii peabki. Aitäh! Aitäh Priidule. Palun küsimusi. Kätemeri. Jah. Ei olnud. Ega aega ei ole. Tuleb. Tänan ettekande eest, et ma küsiks sellise küsimuse, et miks te valisite jõulud, mitte jaanipäeva? Et maamaks läheb 1. jaanuarist ja tuli suht värskelt otsa, et miks see sellise valiku tegite? Hea meelega oleks valinud jaanipäeva, aga seekord olime sunnitud valima jõulud, sest 1. jaanuar 2019 on tegelikult see kuupäev, mis oli kirjutatud seadusesse, kust juba pidi kasutama uut kõlvikute kaardi alusel arvutatud pindalasid maa maksustamisel. Me jäime, vabandan, selle tööga võib-olla hiljaks, võib-olla oleks pidanud tegema hoopis suvel, kui see seadus vastu võeti, aga hea, et me üldse ära tegime. Ja... Üks küsimus veel, et kas näiteks mingite tegijate energiavõsa oleks ka metsa alla? See on jälle küsimus need, kes meile selle kõlvikute kaardi tegid, et mina tegelikult ei vaadanud seda kõlvikute kaarti, ma ei ole veel näinudki seda. Ma kasutan andmeid ja ma usaldan neid, et tuleb järgmine ettekanne, tema vastab, mis on energiavõsa, mis on mets ja mis on kuusehekk ja ma loodan, minul endal ka kuusehekk ja ma olen väga mures. Aitäh Priidule, aitäh!